Tere, arvast Eeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänane mõtisklus on läbinisti praktiline. Sest tänases mõtiskluses ma käsitlen teemat, kuidas üksteisega koos elada. Käime läbi perekonnasuhted, abikaasade vahelised suhted, lastega suhted ja ka töösuhted, kuid iga asi tuleb omal ajal. Kõigepealt meenutan teksti Kolossuse kirja 4. peatükist, salm 6, mis ütleb nii. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. On huvitav, et 68. aastas eestikeelses tõlkes on samas tekstis öeldud, et teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud. Ma olen seda soolamist küll elus näinud, aga mulle meeldib paremini see uus tekst, mida just lugesin, et olgu soolaga maitsestatud. Teate, vahest kui satud õige kokaroa peale, siis seal toidus on ilmselt kindlasti sool, aga sa ei tunne, et seal oleks soola maitset kohe teravalt tunda. See on see, millest kõigepealt räägin. Niisiis, kuidas saavutada, kuidas jõuda harmooniani perekonnas ja ka koguduses? Kõigepealt peab ütlema, et harmoonia nõuab kavatsetud otsust. See ei tule iseenesest. Pole reaalne eeldada, et kui kaks hästi kokku sobivat inimest kooselu harrastaks, siis nende kooselu oleks iseenesest juba ühtsus. Harmoonia nõuab pingutust, distsipliini, kannatlikkust ja ka pühakirja juhatust. Inimesed tihtipeale jooksevad nõustamisele, sellepärast et nad on jõudnud oma suhetes tupikusse. Perekonnas, abielus, koguduses, teenistustes ja meeskondades samuti. Kuid kummaline on see, et ebakõla pärineb harva halbadelt inimestelt, vaid inimestelt, kes ei olnud teadlikud vajadusest harmoonia nimel pingutada. Paulus õpetab oma kirjas sama põhimõtet. Ta ütleb selgesti, et harmoonia peab olema tahtlik valik. Harmoonia peab olema piibellik. Seetõttu peame olema teadlikud sellest, mida piibel antud küsimustes ütleb. Vastasel korral meil ebaõnnestub. Kolossuse 3. peatükis 18. salmis me leiame teksti, mis on olnud suurte vaidluse teemaks. Ja see on ka tekst, mida on sageli väga vääriti mõistetud. Kuulame selle teksti. Naised, olge allaheitlikud oma meestele, nõnda nagu on kohane issandas. Nagu ütlesin, selle teksti lahkamisel on sageli puusse pandud, kuna inimesed ei arvesta kaastekstiga, kus see tekst asetseb. Selles tekstis räägitakse allaheitlikkusest. Kreekakeelne sõna hupotasso. Mõistmine on siin selle küsimuse lahkamisele väga oluline. Milline on selle sõna tähendus siis algkeeles? Asetuma millegi alla. See on vabatahtlik tegu, mitte sund. Nüüd siis kõigepealt seda, mida see ei tähenda. Kuulsid õigesti, mida see ei tähenda? See ei tähenda, et naine on mehe omandus. Et mees saab kuulekust nõuda. Et naine oleks kohustatud alluma, olenemata sellest, milline on mees. Muidugi jutt on mehe iseloomust. Nüüd aga see, mida see tähendab. Naine valib vabalt järgida meest, kes on järgimist väärt. See on armastuse, lojaalsuse ja usalduse tegu, mitte rõhumise tulemus. Kui räägime allaheitlikkusest ehk alistumisest, siis see tuleneb suhtlusest, mitte hierarhilisest domineerimisest. Teadupärast isegi Jumal ei sunni kedagi olema allaheitlik. Ei, ta austab inimese vabadust. Seega, kuidas saaks üks abikaasa nõuda seda, mida Jumal ei nõua? Allaheitlikkus ehk alistumine peab lähtuma valikust, mitte käsust ja korraldusest. Kuid tasakaalustav tekst selle juurde on vaieldamatult Kolossuse 3. peatüki 19. salm, mida tihtipeale üldse ei arvesse võeta, kui esimest toetakse. See ütleb niiviisi, mehed,
armastage oma naisi ja ärge olge nende vastu karmid. Niisiis, mida see tekst ütleb? Mehe kutsumus on armastada, mitte valitseda. Käsk keelab kibestumise, karmi suhtumise, domineerimise ja emotsionaalse vägivalla. Paulus siin tekstis ülendab mehe rolli Kristuse sarnase ohverduse rolliks. Ja siin Efeesuse 5. peatükis näiteks on esitatud Pauluse poolt ka Jumala plaan. Paulus selgitab seda suhet järgnevat. Mehed, armastage oma naisi nõnda, nagu Kristus on armastanud kogudust ja andis iseenda selle eest. Piibel räägib meile väga kujundlikult ja korduvalt, et Jeesus suri koguduse eest. Ta teenis, ta pesi, ta kaitses, ta toitis ja ülendas teda, seega igat kogudust. Igat inimest koguduses. Edasi ta ütleb, ta pesi puhtaks veepesemisega sõna sees. Mida Kristus teeb, on see, et ta juhib pühakirja, tõe, kannatlikkuse ja puhastava armu juurde. See on vaimne juhtimine, mitte autoritaarne kontroll. Edasi Paulus rõhutab, et mees, kes armastab oma naist nii, nagu Kristus armastab kogudust, on mees, keda naine soovib vabatahtlikult ja meeleldi järgida. Seega valitud allumine nõuab ja eeldab väärilist juhti. Naisel ei ole kästud järgida isekat või Jumala kartmatut meest. Kui mehed keelduvad oma kodus olema preestrid, siis on nad oma juhi rolli kaotanud. Neil ei ole õigust olla vihased, kui nende naised seisavad tühimikus. Juhtimine kuulub sellele, kes tegelikult juhib. Vaimselt, emotsionaalselt ja ohverdavalt. Teadupärast piibellik juhtimine on tegelikult teenimine. Mitte domineerimine, mitte kontroll. See on Kristuse sarnane armastus, mida valatakse iga päev jälle uues pakendis ligimese südamesse. Mida siis öelda harmoonilise elu kohta? Harmoonia on teadliku kuulekuse vili. Harmoonia on mõlema abikaasa Kristuse keskne iseloomu tulemus. Harmooniat säilitavad armuga rikastatud kõne ja teod. Koguduses, abielus ja peredes saabub harmoonia siis, kui inimesed esiteks praktiseerivad alandlikkust, teiseks juhivad armastusega, kolmandaks valivad alistumise, kui see on kohane, edasi keelduvad kibedusest, räägivad armus ja elavad Kristuse alluvuses. Jumala abielumudel ei seisne võimus. See seisneb eesmärgis, partnerluses ja vastastikuses Kristuse sarnasuses. Peab lõpuks vist mainima ka veel midagi muud. Ja see on see, et harmoonia ei ole konflikti puudumine. See on Kristuse sarnase iseloomu olemasolu keset erinevusi. Ja kui nii abikaasa kui ka naine ja ka iga koguduse liige otsustavad olla teadlikud piibellikust elumudelist, muutub ühtsus võimalikuks, tervendavaks ja pühitsevaks. Aga nüüd astume laste juurde. Lastel on peres elutähtis osa. Lastel on vaja tunda, et neid armastatakse ja hinnatakse nii pereliikmetena kui ka taevariigi kodanikena. On väga oluline, et iga päev toimuks hommikul ja õhtul lihtne perekonnapalvus. Juba varasest east alates hakaku lapsed aitama kodu korrastamisel ja muudes kodustes kohustustes. Tähtsaim aga, nad pidagu silmas Pauluse korraldust, mis on kirjas Kolossese 3:20. Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane. Kuid piiblis on muidki tekste. Näiteks õpetusnõud 22. Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas. Ja 15. salmis samas peatükis öeldakse, meeletus on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele. No kas saab praktilisemat nõuannet olla?
Mattuse 19, Jeesus ütles: jätke lapsukesed rahule ja ärga keelake neid minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik. Juba 5. Moose 16 peatükis leiame sellise mõtte: ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Ja õpetussõna 1. peatükk ütleb otse: kuule, mu poeg, oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust, sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks. Eeskirja ja eeskuju kaudu issanda jaoks õigesti õpetatud lapsed on õnnistuseks perekonnale, kogudusele ja ka ühiskonnale. Pauluse juhis lapsevanematele, nagu ka juhis abielumeestele ja naistele, on tasakaalukas ja vastastikune, öeldes: isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Edasi ütleb Kolossuse 3:21 ühes ingliskeelse tõlkes: isad, ärge provotseerige oma lapsi. Laste vaimulikku kasvamist mõjutab sügavalt see, kuidas lapsevanemad, eriti isa, oma lastega suhtlevad ja neid distsiplineerivad. Uuringud näitavad, et kui mõlemad lapsevanemad käivad pühakojas regulaarselt, jääb suurem protsent lapsi kirikus käima, erinevalt sellest, kui pühakotta läheb ainult üks vanem. Veelgi üllatavam on, et isa, isegi rohkem kui ema, järjekindel pühakojas käimine tähendab, et suurem hulk lapsi jääb täiskasvanuna kogudusse. Isa osa laste vaimulikul kujundamisel ei saa seega alahinnata. Kui oluline on siis, et isad võtaksid oma osa tõsiselt. Kuid pöördume Kolossuse 3. peatüki 22. salmi juurde. Seal öeldakse: orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega, kartes issandat. Ja Paulus Efesuse 6. peatükis ütleb: mitte silmapetteks otse kui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad, mida Jumal tahab. Seega jutuks tuleb nüüd töösuhted. Mida ma ei püüa vältida, on järgmine või väita: Piibel ei õigusta orjust. Piibel räägib Jumalast antud põhimõtetest, kuidas tööandja ja töötaja peaksid käituma. Jumal lõi meid vabadeks, mitte orjadeks. Andis Eedeniaias vaba valiku, aga vaba valikuga kaasneb ka vastutus. Jumal keelas ühel hetkel inimestel sissepääsu Eedeniaeda, kuna nad oli eiranud Jumala selgeid korraldusi. Ja 5. Moose 30. peatükk ütleb: ma olen pannud sinu ette elu ja surma, aga sina vali elu. Ja Joosua 24 ütleb: vali täna ise, keda sa teenid. Kuidas toimus töösuhte korraldus Iisraelis ja ka seoses orjuse küsimusega? Piiblist näeme, et Moosese seadused keelasid iisraelastel olla igavesed orjad. Moosese seadus sätestas rahalise võla tasumiseks maksimaalse 6-aastase teenistusaja. Kui Jeesus tuli siia maa peale ja teenis siin inimesi, siis Jeesus ei seadnud oma eesmärgiks orjust kaotada või ühiskonda pea peale köörata. Küll aga tutvustas ta oma valitsuse põhimõtteid, alust sellele, mida ta õpetas. Ta tõi inimestele vabaduse. Luuka 4. peatükis Jeesus ütleb: issanda vaim on minu peal. Ta võidis mind kuulutama vangidele vabastamist. Ja Johannese 8. peatükis ta ütles: keda iganes poeg vabastab, see on tõeliselt vaba. Seega ta rääkis armastusest üksteise vastu. Põhimõtteliselt Jeesus rääkis vastupidist
teise inimese omamisele. Ta tõstis rõhutud üles. Luuka evangeelium on üks huvitav evangeelium, sest seal räägitakse tõrjututele, ühiskonna vaestele ja tõrjututele, kelle hulka kuulusid ka toona naised ja lapsed. Uue Testamendi kogudus tegutses ja teenis Rooma ühiskonna raamistuses. Rooma seadus lubas orja omada. Teadupärast Rooma impeeriumis 1/3 elanikkonnast olidki orjad. Mida Paulus orjuse kohta ütleb? Paulus ei kutsunud otseselt üles orjust kaotama, kuid ta esitas radikaalse üleskutse kohelda orje vendadena Kristuses ja võrdsetena. See nihutas isanda orja dünaamikat absoluutselt omandilt vaimsele võrdsusele. Philippi 1. peatükk ütleb, Paulus kirjutas Filemonile, et ta ei kohtleks Oneesimost enam orjana, vaid oma vennana. Ja Galaatia 3. peatükis ta ütleb otse välja, ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Seega me kõik oleme Jeesuses võrdsed. Minevik ei oma Jeesuses tähtsust. Rass ei oma Jeesuses tähtsust. Sugu ei oma Jeesuses tähtsust. Kastisüsteem ei oma Jeesuses tähtsust. Kõik temas on üks. See võrdsuse põhimõte Kristuses Jeesuses andis moraalse ja eetilise raamistiku hilisematele liikumistele orjuse institutsiooni tühistamiseks. Piibel ei ole kiri, mis õigustab orjapidamist, aga piiblist leiame põhimõtted töötaja ja tööandja suhtlemise kohta. Ja siin on mul nüüd ritta seatud 8 põhimõtet sel teemal. Esiteks, töötajatel lasub kohustus järgida ettevõtte töö eeskirju, seni, kuni need ei ole vastuolus Jumala sõnaga. Seega kuulete oma isandatele tulenevalt eeskirjadest ja protseduurireeglitest. Aga see ei tähenda seda, et peate mõistma põhjuseid, miks. Käi kuulekuses, tee oma tööd ausalt. See on piibli põhimõte. Põhimõte number 2. Töötajad peavad töötama Jumala heaks, Jumala kartuses töötama. Mitte inimeste järele olema. Inimeste meele järgi. Ärge andke järele eakaaslaste survele. Ärge töötage teisiti, kui teid sutemärkides jälgitakse. Ärge töötage teiste kiituse või laitmatuse nimel. Töötage Jumala heaks. On huvitav siin vahemärkusena nimetada Herodest Markuse 6. peatükis, kui tema ette tuli üks noor neiu ja Herodes oli talle öelnud, palu mida sa iganes soovid, ma annan sulle seda. Aga kuningas pärast kahetses väga, aga kuna temaga olid koos tema õukonnakaaslased, siis ta otsustas naisele mitte keelduda, olgugi et see palus temalt kohutavat. Edasi lähme 3. põhimõttega. Töötajad peavad töötama siiralt ja kogu südamest. Kui sa oled kusagil tööl, anna endast parim. Tööta kogu südamest, mitte manipuleerides. Küsimus ei saa kunagi olla selline, kuidas ma saan oma ülemust ja töökaaslasi kõige paremini ära kasutada. Tee kõike siiralt Jumala kartuses. Kolossese 3. peatükk ütleb, mida te iial teete. Seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks päris osa. Teenige issandat Kristust. 4. põhimõte. Töötajad peavad andma 100%. Töötage südamest, kogu südamest, mitte tehes kuidagi moodi, mitte poolikult pingutades. Andke ennast kõik. 5. põhimõte. Töötajad töötavad Jumala, mitte pelgalt inimeste heaks. Tehke tööd nagu Jumalale, mitte inimestele, sest issand näeb ja issand tasub.
Loen Kolossuse 3. peatükist salm 25. Aga kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud, ja ei tehta vahet isikute vahel. 6. põhimõte. Töötajad saavad ebaõigluse või ülekohtu Jumalale edastada, kes mõistab õiglast kohut. Me arvame, et peame uurima, me peame nägema, kas see on õiglane. Me peame kahtlustama seda, mida me ebaõiglusena näeme. Me tegelikult ei tea alati vastaspoolt ja ka mitte motiive. Meie ei ole kohtunikud, ainult Jumal on kohtunik. Me võime usaldada, et Jumal toob kättemaksu ja parandab ülekohtu omal viisil ja omal ajal. Rooma 12 ütleb, ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu käes on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Kolossuse 4.1 ütleb, isandad, tehke oma orjadele, mis on õige ja kohus ja teadke, et ka teil on Issand taevas. Ja siit 7. põhimõte. Tööandjad peavad oma töötajaid kohtlema õiglaselt. Ärge näidake üles eelistusi ega erapoolikust. Andke neile see, mille eest kokku leppisite. Ärge petke neid. Olge nendega aus. Olge usaldusväärne ja pidage kinni omapoolsest kokkuleppest. Ja 8. põhimõte. Tööandjad peavad tegutsema Kristuse juhtimisel. Kuidas Jeesus tegutseb meistrina? Markuse 10. peatükist loeme, ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seast tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Ära tunne ega tegutse hoiakuga, et oled teistest kõrgemal tasemel. Ole valmis teenima, ole valmis ohverdama oma hoole all olevat inimeste heaks. Tööta ja tegutse teadmisega, et ka sina vastutad Jumala ees. Järgi Kristuse reegleid. Tööta Jumala, mitte teiste heaks. Anna 100% Jumalale. Kaasi inimestega suhtluse oluliseks osaks on nende eest palvetamine. Aga mis toimub, kui me räägime? Kui me kellegagi vestleme? Kui me räägime, siis me mõistame teineteist. Me loome sidemeid, me kasvame, lahendame probleeme, õpime, terveneme, näeme teisi vaatenurki. Suhted muutuvad tihedamaks. Inimesed, kellega me räägime, on need, kellega me koos elame. Aga mis juhtub, kui me Jumalaga räägime? Sama, mis eelpool öeldus, aga rohkem veel. Osadus ja ühendus, värskede varude saamine, usk tugevneb, see annab jõudu kurjusele vastu seista, siseneme tema ligiolusse, ärkame ellu, valmistume eelolevaks päevaks ette. Vangistus pööratakse. See, kui me räägime Jumalaga, liigutab kõige väelise kätt ja suhe Jumalaga aktiveerub. Selle suhte tugevdamiseks, oma emotsionaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamiseks peame õppima palveväge. Meil on olemas emotsionaalsed ja vaimsed vajadused ning need saavad rahuldatud, kui me räägime Jumalaga. Ava oma suu pärani ja ma täidan selle, ütleb Jumal. Kolossuse 4.2 teatab. Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga.
Me oleme siirad, kui miski on meile oluline. Mida olulisem, seda siiram. Siin räägitakse valvamisest palves. See viitab erksusele ja intensiivsusele ja tahtlikkusele. Siin räägitakse ka tänulikkusest. Kas pole mitte tore, kui inimestel on tänulik eluhoiak? Nad hindavad teid, on teie eest tänulikud. Ilmselt teeb seda ka Jumal. Ja 3. salmis siin 4. peatükis Kolossuse kirjas öeldakse, Paulus ütleb, paluge ühtlasi ka meie eest. Paulus palub, et kolosslased tema eest palvetaksid. Paulus palvetas nende eest. Miks peaks ta otsima, et teised ka tema eest palvetaksid? Me räägime sellest. Palve on päästmisplaani, inimese lunastuse, pühavaimu vastuvõtmise, võidu ja väe saamise oluline osa. See, kuidas see patune maailm tänapäev opereerib, Jumal ei saa meie heaks teha kõike, mida ta tahab. Sa oled kuulnud, palve on usu käes võti, mis avab taeva varaaida. Palve liigutab Jumala kätt. See võimaldab tal teha meie heaks seda, mida ta tahab teha, aga milleks ta on piiratud suure võitluse logistika ja saatana võimu tõttu sellel planeedil. Kui meie andsime oma elu Kristusele, astusime tema armeesse. Kuningriigi sõduritena ei pea meie sõda pidama ainult enda, vaid ka teiste eest. Palve on meie kõige võimsam relv, mida saame kurjuse vastu kasutada. Ja see on seda sellepärast, et me ei võitle oma jõus. Me oleme täielikult issanda armee juhist sõltuvad. Meie palved sisenevad sõjatuppa, olukordade ruumi, üleval asuvasse pühamusse, kuhu meie palve jõuab. Vastuseks meie palvetele läkitatakse vägevad inglid. Teenivad inglid ootavad trooni juures, et koheselt kuuletuda Jeesuse Kristuse käsule vastata igale palvele, mis on esitatud tõsises elavas usus. Oma tulihingeliste usupalvetega saate liigutada kätt, mis liigutab maailma. See on osa Jumala plaanist anda meile usupalve vastuseks seda, mida ta ei annaks, kui me poleks nii palunud. Meil ei ole, sest me ei palu, öeldakse Jakobuse 4. peatükis. Aga mis siis juhtub, kui me teiste eest palvetame? Teiste eest palvetamine on üks Kristuse sarnasemaid asju, mida saame üldse teha. Jeesus ütles, Peetrus, ma palvetan teie eest, et teie usk ei lõppeks. Ma palun Isa ja tema saadab teile trööstija. Heebrealaste kiri ütleb meile, et Jeesus elab igavesti, et meie eest kosta. Me näeme piiblis hämmastavaid asju juhtumas, kui Jumal rahvas palvetab teiste eest. Issand pööras Hiopi vangipõlve, kui ta palvetas mitte ainult enda, vaid ka nende eest, kes talle vastu seisid. Kui ta tundis siirast soovi, et hinged, kes tema vastu eksisid, saaksid abi, sai ta isegi abi. Palvetagem mitte ainult enda, vaid ka nende eest, kes on meile haiget teinud ja teevad seda võib-olla jätkuvalt. Olgu meie eeskujuks Mooses. Lahingus Amaleki vastu tõsteti käed Jumala poole palvetades üles ja Iisrael oli võidukas. Aga kui käed langesid, sai võidu vaenlane. Palvetage, et ristivõitu kogeksid need, kes seda veel pole kogenud. Pöördudes tema poole, et ta ilmutaks oma väge hukkuvate heaks. Kui kogudus palvetas vangistatud Peetruse pärast, siis saadeti ingel teda vabastama. Paulus palus koloslastel palvet.
konkreetset palvet. Mitte tema kaitse tugevdamiseks, vaid tema võimestamiseks, et avaneks uks Kristuse saladuse kuulutamiseks. Kui Jeesus palvetas, sinu riik tulgu, polnud see tühipaljas palve. Ta oli kutsutud seda tegema. Kolossuse 4, 3 ja 4. Palutas ühtlasi ka meie eest, et Jumal meile avaks sõna ukse, et saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast mina olengi seotud, et ma seda võiksin avaldada, nõnda nagu mul tuleb kõnelda. Need nii kaua aega tagasi kirjutatud sõnad liigutavad mind. Kas tunnete, kuidas Püha Vaim nende sõnadega teie südamesse ja meeltesse jälje jätab? Hakkame palvetama nii, et meile, missionäridele, avaneksid võimaluste uksed, meile antaks sõna, mida rääkida. Teie, kes tunnete end Jumala jaoks liiga väärtusetuna või kaugel olevat, olge julged, Kristus ei jäta kedagi tähelepanuta. Ükski sõna ei lähe kaotsi. Tema kuuleb nõrgimate nuttu. Piiramatud ressursid ja võim on meile valmis pandud taevas. Palve on meie edu saladus igas eluvaldkonnas. Kui me ühineme palves, võime oodata suuremat väge kui vastusena individuaalsele palvele. Aga mis juhtub, kui me ei räägi? Mitte midagi sellist, millest just rääkisin. Hoopis kõik laguneb, mandub ja toimub haigestumine. Meie kogemus. Meil võib olla ikkagi olla vorm, mis on võib-olla muljet avaldab, mis hoiab meid eneseõiguses ja eemal tõelisest. Kuid me ometi kaotame oma seotuse Jumalaga, religioosne kogemus muutub haiglaseks. Edu saladus peitub palumises. Jeesus esitab Isale palve selle hinge nimel omaenda soovina. Milline on siis tähtsaim tõde, mida kristlastena teame? Kahtlemata see, et Jeesus Kristus suri meie pattude eest ja et usu kaudu temasse on meil igavene elu. See on tõde, mida me iialgi poleks ise välja mõelnud. Vastupidi, see oli tõde, mida meile tuli rääkida, teatavaks teha ja seda on meile teada antud Jumala sõnas. On suur hulk tõde, teadmist ja tarkust, mida me poleks kunagi taibanud, kui Jumal poleks seda meile oma sõnas ilmutanud. Aga see teadmine ja tarkus pole meile antud lihtsalt teadmiseks. Meil on vajalik seda tõde, teadmist ja tarkust oma ellu tuua. Paulus jätkab Kolossuse 4. peatükis, käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Kahjuks oleme meie, kristlased, nii mõnigi kord kõike muud kui kristlased. Ja nagu Paulus näitas, oli Iisraelgi uskmatute jaoks komistuskiviks. Sest, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas. On väga oluline, kuidas käitume inimestega, eriti nendega, kes meiega ühtemoodi ei usu. Kristlik kodu, noorte kogunemine palveks, mitte koerustükkideks, lihtne lahkus ja rahulik kannatlik meelsus räägivad kõnekalt neile, kes jälgivad, kas meie usutunnistus on ehtne või mitte.
Kolossuse 4. peatüki 6. salmis keskendub Paulus eriliselt sõnadele, mida räägime. Teie kõne olgu alati armu sees, ütleb pühakiri. Meie öeldud sõnad ärgu olgu lihtsalt lahked ja viisakad, vaid Jumala armust ja pühast vaimust ajendatud ning läbi imbunud. Soolaga maitsestatud. Vastandlikule ilmalikule arusaamale vürtsikast kõnepruugist peaksid meie sõnad olema kohased ja meeldivad neile, kelle poole me pöördume. Et te teaksid, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Üksnes püha vaim saab anda meile õiged sõnad õigel ajal ja eesmärgil ning valmistada kuulajate meeled ette sõnumi jaoks, mida on vaja jagada. Iga pereliige peaks mõistma, et tal on kohustus teha oma osa perekonna heaolutunde, korra ja ühtsuse suurendamisel. Ükski ei peaks teisele vastu töötama. Kõik peaksid ühiselt üksteist julgustades heas töös kaasa lööma. Nad harrastagu leebust, kannatlikkust ja püsivust. Räägitagu tasasel, rahulikul häälel, segadust vältides ja igaüks tehku oma parim, et ema koormaid kergendada. Perekonna iga liige peaks aru saama, milline on tema osa, mida ühiselt tegutsedes täita. Kõik lapsedki alates 6. eluaastast ja suuremad peaksid aru saama, et neilt oodatakse ka elukoorma kandmise aitamist. Laskem Kristus oma südamesse ja koju. Siis me käime valguses. Kodu on vaja teha kõigiti selliseks, mida see sõna tähendab. Olgu see väike taevas maa peal, koht, kus kiindumust kasvatatakse selle asemel, et ta saab hüüdlikult alla suruda. Meie õnn sõltub armastuse, kaastunde ja tõelise vastastikuse viisakuse arendamisest. Edukat päeva sulle ja peatse kohtumiseni!